Head vaatajad, me oleme oma jutuajamistes Jaaniga jõudnud nii kaugele, et ma ei mäleta, kas me nüüd eelmine kord lubasime või mitte, aga me täna räägime igal juhul Jumalast. Ja Jumalast siis Vanas ja Uues Testamendis ja järgnevates saadetes siis räägime veel Jeesusest ja siis loomulikult pühast vaimust, nii et meie järgnevad saated on siis seotud kolmainsusega. Ja tegelikult selle teemaga me ka täna alustame. Tere, Jaan! Tere! Ma pean vahepeal ikka alguses küsima, kuidas sul nende saadete tegemine on üldse tundunud? On see selline tore tegemine? On, jah? on. See on hea. Minul on küll alati väga hea tunne, sest ma tunnen, et teatud asjad saavad kinnitust ja palju teadmiseid tuleb ka juurde just nendes nüansirikkuses, mida sa meiega jagad. Aga täna me räägime Jumalast ja me alustame kolmainsusest, ehk siis selline lihtne küsimus, mida mina leerilaste käest ikka küsin, see, et kuidas nüüd ikka seda mõista? 1, 3, kas on siis mitme Jumala austamine või on ikka ühe Jumala austamine, kuidas siis selle värgiga nagu on? Et mis selle kolmainsuse nagu lähtepunkt siis on, kas on 1 või on mitu? Jah, see küsimus on tegelikult väga paljudel olnud ja tundub, et islami tekkimise ajal see vaevas väga paljusid araablasi. Koraanis on mitmeid kohti, kus heidetakse kristlastele ette 3 Jumala kummardamist ja tõenäoliselt on just nimelt põhjuseks see, et kolmainsust mõisteti niimoodi, et need on siis 3 erinevat Jumalat. Sest väga paljudes religioonides on Jumalate kolmik ja muinas-araabia usundis ennem islami tekkimist olid näiteks Allahi tütred ja neid oli samuti 3. Ilmselt ma ei eksi, kui ma ütlen, et tegelikult see kolmainsuse nagu see õpetus kolmainsusest, ta kujunes hiljem välja, aga ütleme ikkagi Jeesuse sündimisega tegelikult see mõnes mõttes plahvatuslikult muutus aktuaalseks, sest Jeesus ju ise mitmetes kohtades nimetab ennast, et ta kuulub isaga ühte, et ta lähtub isast, eks ole, et see kõik on nagu sellega tihedalt seotud. Et mõnes mõttes ütelda, et koos Kristusega tuli ka see kolmainsuse teema või teadvustus see kolmainsuse teema. Kas ma eksin? Ei eksi. See, et kolmainsuse mõistet ei esine piiblis, on tõsi, aga see ei tähenda seda, et õpetus kolmainsusest ei põhineks piiblil. Vastupidi, ta on piiblist välja kasvanud ja ta on loodud teatud asjade seletamiseks piiblis ja päris kindlasti võib öelda, et tegemist ei ole mingi eelkristliku õpetusega ülevõtmisega kristlusesse, nagu näiteks Jehoova tunnistajad oma propagandabrošüürides on väitnud, sest jumalate kolmikuid me iseenesest kohtame väga vanades religioonides, ma nimetasin siin muinas-araabia usundit, hinduismis näiteks on jumalate kolmik, Brahma kui looja, Vishnu kui maailmakorra säilitaja, Shiva kui maailmakorra hävitaja, taaslooja ja nii edasi. Aga kristliku kolmainsuse küsimus seisneb selles, et kuidas mõista Jumala, kes on maailma looja ja kes on ainus, suhet Jeesusega ja kuidas mõista Jumala ja Jeesuse suhet püha vaimuga. Ehk siis küsimus on selles, et ristiusk ei erine Iisraeli usundistega judaismist selles, mis puudutab Jumalat kui loojat. Et on üks Jumal, kes on looja, kes valitseb kogu maailma, see on nii vana Iisraeli usundi veendumus kui ka siis hilisema judaismi ja ristiusu veendumus. Aga nüüd küsimus on selles, et kuidas see ainus Jumal suhestub maailmaga ja ristiusu puhul on küsimus kõigepealt selles, et kuidas ta suhestub Jeesusega, kes Johannese evangeeliumis ütleb, et mina ja isa oleme üks. Just. Ja selles mõttes see on tegelikult päris selline hea lähtepunkt just nimelt ka selleks arusaamiseks, et see sama hilisem ristimiskäsk, eks ole, kus on see ülesanne isa ja poja ja püha nimesse ristida. Matteuse evangeeliumi lõpuosa, eks ole. Ja seal ta on. Et tegelikult mina olen seda leerilastele seletanud, et kolmainsus ongi teatud mõttes müsteerium ehk siis salasus, et selle kolmainsuse taipamisel mingi loogilise tulemusena väga nagu ei jõua, et pigem on nagu see just nimelt
nagu mõnes mõttes usu küsimus, me teame neid ülesandeid, neid rolle, aga kuidas ta nüüd täpselt seal, see triguetra on üks selline ilus sümbol, kus on läbi põimunud erinevad need haarad, samas, eks ole, moodustades erinevusi, samas tervikuid, et see on nagu tegelikult ilmselt tuleb ta nagu jätta natukene ka salasuseks. Me ei tohi vanakiriklike teoloogide arutlusi kolmainsusest võtta mingil juhul tehniliste kirjeldustega, kuidas näiteks pannakse kokku mingisugust kodutehnika masinat, eks ole, vaid me peame mõtlema alati sellele, millest me rääkisime siin ka sissejuhatavas loengus, et kõik see, mis me Jumalast üldse rääkida saame, on kõne analoogiate varal, nagu Aquino Toomas õpetab, või siis kõne piltide sümbolite kaudu, nagu paljud teised teoloogid on öelnud. Ja loomulikult kolmainsus on müsteerium, aga tegelikult Jumala kohta üldse võib öelda, et ta on müsteerium või nagu katoliku teoloog Karl Rahner ütleb, püha saladus. See ei tähenda seda, et me ei tea tast midagi või et me ei tunneta teda mingil kombel, aga kui keegi väidab, et ta teab Jumalast kõike, siis tuleb olla ettevaatlik. Siis peab olema väga ettevaatlik. Just. Aga ma ei ole kohanud ausalt öelda nii ülbet teoloogi ei tänapäeval ega ka minevikus, kes oleks midagi sellist väitnud. Jah, seal võib lihtsalt juhtuda see, et on inimesi, kes peavad ennast teoloogideks ja on ülbed. Jah, see on muidugi alati võimalik. Just. Kuule, ma lõpetaksin selle kolmainsuse osa nagu sellega, et me tõesti väga sellesse salasusse täna ei pühendu. Ilmselt meil tuleb erinevate jumala käsitluste juures ka neid sidemeid või neid seoseid, mis tekivad rääkida. Aga mul on väga meeldinud, Augustinus on öelnud ühe sellise tsitaadi, kus ta ütleb, kus on armastus, seal on ka kolmainsus. Armastaja, armastatu ja armastuse allikas. Et sellega võiks selle kolmainsuse teemale nii-öelda tõmmata teatud mõttes jutti alla. Suurepärane. Aga räägime nüüd Jumalast siis. No nii, minul on nagu ikkagi nüüd see sama küsimus, et kui me räägime Jumalast, siis me seda kolmainsuse puhul me ütleme nii-öelda veel repliigi korras, et Jumal isa, Jumal poeg ja Jumal püha vaim. Aga kõigi nende ees on, eks ole, Jumal. Kuidas siis Vanas testamendis nagu lähtuti, et mis see Vana testamendi arusaam Jumalast siis on? See on siis see sama Jumal looja, mida sa tegelikult ju põgusalt juba viitasid. Või kes on siis see Vana testamendi Jumal? Jah, ta on looja, aga mitte algusest peale. Ehk siis me peame rääkima sellest, et on selline mõiste religiooniuuringutes ja religiooni psühholoogias kasutatakse eriti nagu Jumala pilt. See on siis arusaam Jumalast. Ja Jumala pilt on tegelikult Vanas testamendis, mis on kirjutatud niivõrd pikka aja jooksul teatud muutusi teinud läbi. Ja nüüd ma annan ühe sellise lihtsustatud arusaama sellest, kuidas see Jumala pilt on muutunud, nii nagu selle on sõnastanud väga tuntud Vana testamendi teadlane Otto Kaiser, kes on ka Eestis käinud ja õpetanud Tartu Ülikoolis, on Tartu Ülikooli audoktor ja meie teoloogi Urmas Nõmmiku doktoritöö juhendaja. Olen ka ise isiklikult teda korduvalt kohanud ja olen temaga vestelnud, aga ta on kirjutanud väga palju olulisi teoseid Vana testamendi teoloogia kohta ja ka Jumala käsitluse kohta ja tema nägemus Jumala pildi muutumisest, ma rõhutan, see on Jumala pildi muutumine, mitte Jumala muutumine. Vanas testamendis näeb välja selline, et Iisraeli Jumala nimi tõenäoliselt oli Jahve. Ütleme niimoodi, et suurem osa praeguseid uurijaid arvab niimoodi, kuigi viimase 10 aasta jooksul on ilmunud välja ka selliseid teadlasi, kes on hakanud selles kahtlema ja kes arvavad, et nime algusosa on kindlasti, see jah on kindlasti õige, aga nime lõpp võis olla midagi muud. Aga ma ei tahaks selle üle hakata spekuleerima selles mõttes, et probleem on selles, et vana heebrea kirjas kirjutati ainult konsonante, kirjutati 4 tähte, J, H, V, H, kusjuures seda viimast H-d välja ei hääldatud heebrea sõnades. Nüüd, kuna see nimi oli püha ja seda Jumala päris nime ei öeldud välja arvatud 1 kord aastas suurel lepituspäeval templis, ülempreester seda tegi,
Siis kasutati Jumala kohta peitenimesid kõikvõimalikke, noh, taevas näiteks oli üks, et kui öeldakse, et taevas, Jeesus kasutab ka sedasama väljendit, taevas näeb midagi, siis seda tähendab Jumal näeb. Nüüd kõige tavalisem selline Vahel peaks ütelda, et eesti keeles on see tuntud ütlus praegu, tule taevas appi. Et siis tule taevas appi, tule Jumal appi, jah, just. Aga tegelikult. selge on see, et inimesed ei mõtle selle peale. Nii nagu noored tüdrukud ütlevad, oh Jesus, eks ole, aga nad ei mõtle ju Jeesuse peale selle juures. Aga no siin oleks hea, et siin on poliitikutel üks samm võimalik edasi astuda. Just. Ja siis oli nii-öelda argi kasutuses selline Jumala nimevorm nagu Adonai. Ja see Adonai tähendab, seda võiks tõlkida siis minu isand või minu issand. Nii. Ja nüüd, kui hakati seda heebrakeelset teksti vokaliseerima, algselt oli kirjas ainult need 4 konsonanti, J, H, V, H, siis sinna juurde kirjutati Adonai vokaalid. Ja kui loeti teksti, siis välja öeldi Adonai, kuigi kirjas oli J, H, V, H, aga Adonai vokaalid viitasid sellele, et tuleb öelda hoopis Adonai. Ja selle tulemuseks oli siis see, et kusagil keskajal kujunes välja Euroopas selline, võib öelda siis Jumala nime värdvorm nagu Jehova. Ehk siis teiste sõnadega täiesti kindel on see, et kuigi Jahve puhul on hakatud arvama, et kas täpselt niimoodi seda nime hääldati, nime lõpuosas on mingeid alternatiivegi nüüd pakutud välja, siis Jehova nimelist Jumalat Iisraeli usundis kindlasti pole olnud. See on tekkinud sellest, et Adonai vokaalid ja Jahve konsonandid on kokku loetud ja sealt on tulnud siis selline nimemoonutis. Aga minu teada peale Jehova tunnistajate ükski kirik enam ei kasuta sellist Jumala nime vormi. Vanades Eesti piiblites see on, aga kuna me teame tänapäeval seda, siis enam sellist nimevormi ei Uutes kasuta. tõlgetes just nimelt selle tõttu, ma olen ka seda kuulnud, et see on ka ette heidetud otse uuele tõlkele, et näed, on Jehova on ära muudetud issandaks, eks ole, et siis tegelikult see, mis sa rääkisid, on sellele ilmselge nagu põhjendus, et miks on ta tänastes piiblites nii-öelda ära vahetatud, et ei ole mitte Jehova, vaid on issand, eks ole, sageli selle juures või siis Jumal, kui Jah, ja alternatiivsetes tõlgetes, näiteks psalme on tõlkinud meil mitmed inimesed, on nad ka näiteks mõnikord kasutanud vormi JHVH, nii et inimene mõelgu ise, kuidas ta selle välja jääb. Aga nüüd see areng näeb välja... Aga ma segan sind vahele, üks huvitav nimi on veel, on Elohim. Elohim tähendab Jumalat, aga tegelikult on grammatiliselt tegemist mitmuse vormiga. Ahah. Jah. Ja kui nüüd näiteks loomisloos kasutatakse seda sama sõna Elohim, siis huvitaval kombel on kreekakeelne Vana Testamendi tõlge, Septuaginta, mitmetes kohtades seda tõlkinud sõnaga angeloi, inglid. Väga huvitav, jah. Ja põhjus on siis see, et nii nagu igal pool vanas idas oli see arusaam, et Jumal on kuningas, kuningal peab olema õukond, nii Jahvel pidi ka õukond olema ja tihti Vanas Testamendis mainitakse jumalikke olendeid, kes siis moodustavad Jahve kaaskonna. Ja siis hilisem traditsioon hakkas siis seda kaaskonda inglitena tõlgendama ja seda mitmuse vormi Elohim tõlkima inglitena, aga see pole järjepidev, see on paaris kohas ainult Vana Testamendi kreekalises tõlkes niimoodi. Okay. Muidu on ikkagi kasutatud Theos, Jumal, või siis Kyrios, issand. Ja eks ole, on veel ju ka on Theos ja on Deus juba siis hilisemates käänetes ka, eks ole. Deus on ladina keeles. Ladina keeles. Et see on, need Theos ja Deus on, eks ole, üks ja sama, et lihtsalt, et oleks nagu ka aru saada. Aga kui nüüd selle Jumala isiku juurde minna, et siis minule näiteks väga meeldib seda, kui hakata Jumalat nagu käsitlema, siis ta ütleb enda kohta väga ilusasti, mina olen. Ja ma olen see, kes ma olen. Et see on nagu selles mõttes tänane inimene võiks ütelda, et mis mõttes, et võiks nüüd rääkida nagu Jumala CV-d oleks vaja nagu siia juurde, et ei piisa, et ma näiteks lähen töövestluselt, mina olen. Jah. On see nii või? See väljend heebra keeles on ehje, asher, ehje, mida võiks siis tõlkida sõna-sõnalt olen, kes olen. Et see tegelikult see Jumal oma olemuses on inimeseks küündimatu, kas ta ütleb seda või?
mis ta meile öelda tahab sellega? See ongi väga mitmeti tõlgendatav koht, aga võib seda tõlgendada ka nii, et Jumal, kes on isand, lihtsalt ütleb, et sul pole vaja seda teada, aga seda võib tõlgendada ka nii, et tõesti inimene polegi võimeline taipama seda, kes see Jumal tõeliselt on. Aga nüüd, kui Jumala CV-st rääkida, siis ma pean tagasi tulema selle sama teema juurde, mida Moto Kaiseriga seoses siin alustasin. Jumala pilt Vanas Testamendis, kuidas see muutunud on. Ja Kaiser visandab pildi niimoodi. Kõigepealt oli Jahve ühe mäe Jumal, Siinai mäe Jumal. Siis edasi tekkis arusaam ja ta oletab, et mõjutajaks oli siin naaberrahvaste Kaanani hõimude religioon, kus oli selline Jumal nagu nimega Eel, Jumal Eel. See Eel on Elohimiga ka keeleliselt suguluses. See Eel oli Jumal, keda peeti maailmaloojaks ja kes kandis tiitlit kuningas. Nüüd Jahvet, kes oli algselt siis lihtsalt mäejumal ja kes oli seotud eriliselt sellise atmosfääri nähtusega nagu äike ja välk, hakati samastama ühtlasi taevajumalaga, kaugel see taevas muisse inimese jaoks, et mäetipus siis on, ja ühtlasi uskuma, et ta on maailma looja. Nüüd järgmine samm edasi oli see, et tekkis siis usk sellesse, et ta on Iisraeli rahvaga eriliselt seotud, Iisraeli hõimudega, ja kuna tema üks eriline funktsioon oli võidu andmine Iisraeli sõdades, siis Kaiser ütleb, et Jahvel on teatud tekstides sõjajumala jooned väga selged. Jahve annab meile võidu, Jahve on sõjamees, tema purustab vaenlased ja väga naturalistlikult lausa kirjeldatakse seda. Siis edasi, esialgu ta on seotud nende Iisraeli hõimudega, aga kui tekib Iisraeli kuningriik, siis eriliselt saab temast selle kuningriigi kaitsejumal ja kuninga kaitsejumal. Kuningal on eriline suhe Jumalaga, aga ta pole Jumala poeg, selles mõttes, nagu ta vanas Egiptuses oli, eks ole. Et see nagu eristab Iisraeli usundit. Ja nüüd sellelt kuningriigilt laieneb siis tema võime ka teistele kuningriikidele, kogu maailmale, juba prohvetitel kohtab seda mõtet, et tegelikult see Jumal, kes on maailma loonud ja kes on kõige kõrgem Jumal, on tegelikult kogu maailma Jumal, kõigi rahvaste Jumal ja ta toimib ajaloo sündmustes, toimib nende rahvast üle valitsedes. Ja kuigi me oleme harjunud mõtlema niimoodi, et iisraellased on algusest peale olnud monoteistid ja teisi rahvaid eristab nendest see, et nad on austanud teisi jumalaid, siis Vanatestamendi teadlastest uurijad ütlevad, et päriselt niimoodi see siiski polnud. Sellepärast, et kui näiteks juba prohvetid sõitlevad iisraellasi, et nad teenivad Jahve kõrval teisi jumalaid, siis nad ei ütle, et need teisi jumalaid pole olemas, aga nad ütlevad, et teisi jumalaid ei tohi teenida. Samamoodi nagu on, eks ole, 10. käsus keeld, et sa ei tohi Jahve kõrval teenida teisi jumalaid. Aga seal ei öelda, et neid ei ole, neid ei tohi lihtsalt teenida. Ja Vana Testamendi teatud kihistustes joonistub väljagi selline pilt, et Iisrael peab oma jumalat austama, tema järgi käima, teistel rahvastel on oma jumalad, nemad käivad oma jumalate järele. Ja mingist hetkest peale hakkavad prohvetid neid teisi jumalaid kritiseerima ja ütlevad, et et tõeline jumal on ikkagi Iisraeli jumal ja need teised jumalad on ebajumalad. Aga murrang toimub ühes tekstis. See on Jesaja raamatu peatükid 40-55, mis on pandud kirja siis Paabeli vangipõlve ajal ja sellele vahetult järgneval ajal. Jesaja raamatu, seda osa nimetatakse teiseks Jesajaks. Ühesõnaga, ta on hilisemast ajast pärit kui see varasem osa, esimene osa, ja selle Jesaja raamatu ütluste hulgas on terve hulk selliseid ütlusi, mis üldse ei lase ennast selles mõttes mitmemõtteliselt tõlgendada, et tegelikult ongi ainult üks jumal. Ei olegi mingit teisi jumalaid. Ja see üks jumal on kogu maailma looja. No selgeks hakkab see natukene saama, et me jõudsime selleni välja, aga minu küsimus on pigem nagu jällegi selline lihtne, hästi arusaadav, või nagu hästi selge jutumärkides võib olla, et kuidas selle Jumala ikkagi nagu, kuidas temaga selles mõttes on, et mina mäletan oma õpingutest, ma ei mäleta, kes oli see õppejõud, kes ütles sellise lause, et lihtsam on öelda Jumala kohta, kes ta ei ole, kui seda, kes ta on.
ehk siis, et kuidas me siis seda Jumalat nüüd nagu ikkagi iseloomustame, et on ju hästi palju sellist kirjeldatust seal tema kohta, et öeldakse, et ta on nagu tuul ja siis ma sinu raamatust mäletan, ma ei tea, kas see läheb selle konteksti läheb, aga seal oli ääretult palju selliseid mõisteid nagu, et ta näeb ja ta on sõrmed, kõrvad, tunneb ja nii edasi, et sellist nagu, et pigem nagu antakse tema kohta nagu mingeid selliseid omadusi, kui nii võiks öelda, kui seda, et teda kirjeldatakse, milline ta on. On see nii või? Üldiselt on nii, et kui mida me teame sellest Jumalast, et kuidas me teda kirjeldame? Me ei tohi piltidest ka teha, et no lihtne oleks, joonistaks pildi, on ju. No aga me peame vahet tegema visuaalsetel piltidel ja sõnalistel piltidel. Nii, just, no. Ja neid väljendeid, mida sa siin nimetasid, tänapäeval teoloogid käsitlevad sõnaliste piltidena. Ehk siis teiste sõnadega, kui on juttu näiteks usutunnistuses, et Jeesus istub isa paremal käel, siis kunstis on seda tõesti kujutatud nii, et on Jumala troon, eks ole, seal troonil on inimkujuline Jumal, kõrval teine troon, kus istub Kristus paremal pool. Aga me peame lihtsalt teadma seda, et mis selle pildi, ja kui me nüüd seda pildina võtame, mis selle mõte on. Ja selle mõte on üks väga vana tava, muuseas Lähis-Idas oli juba olemas, et kuninga paremal käel istus asevalitseja, ja see asevalitseja reeglina oli tema poeg, prints. Ja mõte on siis see, et Jeesus saab osa sellest samast võimust ja väest, mis on Jumalal, kui ta istub tema paremal käel. Aga me ei tohi mõelda seda tõesti siis niimoodi, et on ruumiline taevas kusagil siin meie pea kohal ja seal on siis sellised troonid, nagu meie tugitoolid siin, muidugi uhkemad, eks ole, ja siis nad istuvad kõrvuti seal nii, nagu meie sinuga siin istume kõrvuti. Et sellisel juhul me muudame ikkagi Jumala ruumiliseks olendiks, nii nagu inimesed seda on, nagu loomad seda on, ja siis nagu tekib küsimus, et kuidas me saame sel juhul öelda nii, nagu nii katoliku õigusu kui ka luterlik teoloogia ütlevad, et Jumal on täielikult erinev oma loodust. Sellisel juhul ta poleks ju seda. Aga, et me üldse saaksime kuidagi Jumalast rääkida, selleks kasutatakse väga palju selliseid just nimelt sõnasümboleid ja sõnasümbolid on siis kõik sellised väljendid, nagu sa siin nimetasid, Jumala käed ja Jumala silmad ja nii edasi. Vana testament on neid täis, Uues testamendis on neid vähem, aga on siiski ka, ja nende kohta kasutatakse mõistet antropomorfismi, selline võõrsõna. Ehk siis teiste sõnadega Jumalast räägitakse justkui inimesest. Aga samas me võime siiski leida erinevatelt Vana testamendi prohvetitelt väga selgelt seda mõtet, et tegelikult on ikkagi Jumal täiesti teistsugune kui inimene. Ta on absoluutselt üle inimese, ta on inimesele täiesti mõistetamatu ja haaratamatu. Ja see on ilmselt ka see põhjus, eks ole ju, miks ei ole hea nagu selles mõttes Jumalast seda pilti joonistada või miks keelatakse see esimeses käsus ka selle pildi joonistamises see, mis ikkagi inimene loob, eks ole, ükskõik mismoodi, või ta ütleb, et võt, mina tean, mida Jumal tahab või mina tean seda, mida Jumal mõtleb. Et siis ta see on see asi teisel pinnal lihtsalt. Just ta on loonud sellest Jumalast enda arusaama, aga mitte ta ei väljenda sellega tegelikkust, eks ole. Et samamoodi ükskõik mismoodi me teda joonistaks, ükskõik mis me Jumala külge ei riputaks, siis see on ikkagi meie arusaam. Mulle meenub üks lugu sellest, kuidas üks inimene ütles teisel inimesel seda, et Jumal sind ei armasta, aga vot seda inimest tema armastab. Siis ma nagu jäin hetkeks mõtlema, et kus ta teab seda, kui palju siis Jumal armastab, et ta on nagu pannud mingi piiri paika, et see piir on siin, et kui sa oled sellest piirist üle astunud, siis enam ei armasta, kui sa veel selles piiris püsid, siis armastab, eks ole, ehk siis tegelikult inimene oli kujundanud mõõdupuu sellest samast Jumala armastusest ning selle tulemusena arvas ta teadvat, kui palju Jumal siis armastab. Et see on nagu see, mis on tegelikult põhjus, miks ei peaks Jumalat nii-öelda mõõtma või ütlema, et mida mina tean Jumalast, et mina tean, et ta on täpselt selline, vaid me lihtsalt aimame nende kirjelduste kaudu, kes ta on. No Jumala pilt ei ole ilmtingimata joonistatud või skulptuurina valmistatud. Aga ka omadused, eks ole. Jumala pilt on ka see arusaam Jumalast, mida inimene oma teaduses kannab.
Ja see näide, mis sa tõid, on minu meelest väga hea näide sellest, kuidas piiblis räägitakse, kuidas, eks ole, Jumal loob inimese oma näo järgi, aga see on hea näide sellest, kuidas inimene võib luua ka Jumala oma näo järgi. Ehk teiste sõnadega antud juhul siis ma arvan, et see inimene oli selline, kes oli väga rangelt pandud paika, millised inimesi ta on nõus armastama, milliseid mitte, ja ta kandis selle automaatselt üle Jumalale, iseendast, sest tema niimoodi mõtles, tema pidas seda loomulikuks ja ta ei suutnud kujutleda või mõelda, et Jumal võiks teistmoodi teha. Ja selles mõttes küll väga paljud sellised Jumala pildid võivad olla, Jumala pildid ülekantud tähenduses, mis inimene on loonud, võivad olla tõelisest Jumalast väga kaugel. Ja seesama teoloog Karl Rahner, keda ma siin korduvalt olen nimetanud, on ühe väga hea essee kirjutanud ka sellest, mida ma praegu just tõlgin. Ja loodetavasti siis millalgi uuel aastal on seda võimalik ka lugeda. No suurepärane. No mul on üks selline hästi lihtne küsimus sulle kui teoloogile. Kas Jumal on mees või naine? Miks sa pea viltu lasid, Jaan? Ütle, mees või naine? No see jumal, keda tunnistab kristlik kirik, ei ole ei mees ega naine. Just, tegelikult ma tean seda, ma lihtsalt mõtlesin, et vaatan, et kuidas sa reageerid, aga see oli väga hea reaktsioon. Aga see arusaam, et Jumal on mees või naine, on ikkagi väga laialt levinud olnud religiooniloos ja vana Iisraeli ümberkaudsetel rahvastel oli tavaline see, et igal Jumalal oli oma naine. Ja nüüd ma ütlen midagi sellist, mis ilmselt paljud inimestel on teadmata, aga nii-öelda ajaloolise aususe huvides tasub seda teada. Vanas testamendis ei ole Jumala naist. Nii. Ja kui teinekord Iisraeli võrreldakse Jumala naisega, siis on piltlik kõne. Aga me teame seda, et tegelikult iisraellased väga paljud uskusid, et Jumalal on naine. Ja sellest räägivad piibli välised allikad, vanad allikad. Meil on raidkirju juba kuskilt 8., 7. sajandist enne Kristust, mis on Iisraelist leitud. Ja kus Jumala kõrval mainitakse tema naist ka. Ja see naine kannab ka kindlat nime, tema nimi on Ashera ja see oli üks Kaanani jumalanna. Ja 5. sajandil enne Kristust ühel Niiluse jõe saarel, Elefantiine saarel, oli juudi sõjaväe koloonia ja seal austasid nad Iisraeli jumala kõrval ka tema naist. Seal oli veel teisigi jumalusi, võib-olla nad olid siis niisugused jumalõukondlased, aga igal juhul kõige tähtsamad jumalikud olendid, keda nad kummardasid, olid Jahve ja tema naine. No see on ilmselt täiesti omaette teema, sest ega tegelikult hästi palju on ka ju ikkagi see naist püütakse ka tänases, ütleme sellises, ma ei oska öelda, mis religioossuses välja tuua, aga et kui on Jumal isa, siis öeldakse, et on taeva isa ja maa ema näiteks, eks ole, ja selliseid võrdluseid ikkagi tuleb nagu päris palju, aga meil on vanas testamendis ka võrdlusi, kus Jumalast ju räägitakse seal üldiselt kui isast, aga seal on mõningaid selliseid võrdlusi, kus Jumala hoolitsust võrreldakse ema hoolitsusega laste eest. Ja ilmselt seal on ikkagi see olemas, et sellel inimese nagu olemusele on see lihtsalt see terviklikkus on nii kuidagi omane, et sellepärast see naine sinna juurde tahetakse nagu inimlikus mõistes nagu pookida, sest see kuidagi tundub, ja õiguse katoliku traditsioonis on see koht täidetud Neitsi Maarjaga. Jah, et ei saa üksi olla, peab ikka 2 olema. Just. Et see on nagu see, mis nagu sellega sinna juurde tuleb. Nii et selles mõttes, mis selle Jumala kohta peaks nagu kokkuvõtlikult ütlema, et ta on ühtepidi nagu selline meile aimatav, me tunneme teda, pühakiri meile temast kõneleb, nende samade näidete kaudu, olgu ta siis hoolitsev, taevane isa, kes on loonud kõik, kes kannab hoolt, kes meid armastab ja nii edasi, on veel detailsemaid iseloomuomadusi, aga tegelikult ikkagi suures osas see Jumal kui selline jääb selles mõttes salasuseks, et me teda, et nii kui me ütleme, et me teame kõike Jumalast, siis me tegelikult oleme kaasaegses keeles astunud ämbrisse. Just. Et Jumalast me tegelikult ikkagi ei saa lõpuni kõike nagu teada, sellepärast et siis kui me ütleme, et me teame, siis me oleme loonud ebajumala. Täpselt, aga nüüd kui rääkida Jumalast vanas ja uues testamendis, siis tuleb rõhutada kõigepealt seda, et täiesti selge on see, et mõlemad testamendid räägivad ühest ja samast Jumalast. Aga uues testamendis siis lihtsalt ütleme, et see rõhuasetus läheb Kristuse peale, kes siis nagu kõneleb oma kõnedes sageli siis sellest samast Jumalast, kui ta neid asju uneb, aga ikkagi ta keskendub rohkem nüüd siis juba, ütleme, Jumala pojale.
jah, et kui rääkida erinevustest, siis tõepoolest vast peamine erinevus on see, et enamik sellest, mida räägib Uus Testament Jumalast, on kas vähem või rohkem seotud Jeesuse Kristusega. Ja ilmselt, miks seda Jumala teemat seal nii palju ei ole esile toodud, on see, et kuna just nimelt Vanas Testamendis on see käsitlus juba piisavalt põhjalik olnud ja see arusaam, et tegelikult ütleme, Uue Testamendi kirjutajad ja apostlid, nende jaoks oli see iseenesest mõistetav, see Jumala käsitlus, et teda ei olnud vaja eraldi veel kuidagi hakata üle kordama ja üle rääkima. Seda küll, aga näiteks Paulus rajas kogudusi, mille liikmed olid valdavalt Kreeka taustaga ja neil oli vaja küll alustada kristlikku kuulutust sellest, et on üldse üks Jumal. Nii et selles mõttes seda rõhutamist Pauluse kirjades leidub küll mitmetes kohtades. Just, et see tegelikult niimoodi ikkagi täiesti jah on ka. Et aga juutides kristlastel ei olnud seda vaja seletada, see oli endast mõistetavus. Missioonireisidel ikkagi tahes-tahtmatult pidi ka seda Jumalat isa tutvustama, et kuna nende jaoks oli see võõras. No nii, ma ei tea, kas meie vaataja sai nüüd natukene selle asja selgemaks, ma loodan, et sai, et sellest ilmselt võiks rääkida detailides veel ja veel ja veel, aga ma väga loodan, et see Vana Testamendi Jumala või ütleme Jumala käsitlus on meil nagu läbi käidud ja järgmine kord me saame hakata rääkima siis Jeesusest ja mõnes mõttes me hakkame puudutama ka natukene sellist mõistet, mille nimi on kristoloogia. Sest tahes-tahtmatult me sellega kokku puutume, et kui Jumal see Kristus nüüd oli või kui inimene see Kristus nüüd oli. Ja me teame muidugi õpetuslikult on seal väga selge vastus, mõlemat täiuslikult. Just. Aga sellest me räägime järgmine kord. Aitäh, Jaan, ja jätkame siit järgmine kord.